Head kuulajad, head kolleegid. Tõepoolest, haridus on valdkond, üks kahest valdkonnast, mille spetsialiste ilmselt on nii palju, kui on ühes riigis elanikke. Kõik teavad midagi hariduse kohta ja kõik teavad midagi meditsiini kohta. Kahjuks pean küll ütlema ja alustama sellega, et haridussõnastik ja haridussõnastiku andmebaas vist on nüüd viimane terminibaas, mis siis ei ole EKILEX-i veel üle kantud ja seega ma väga loodan, et enne kui see uus õss ilmub, et selleks ajaks on siis ka sõnaveebis haridusterminid kättesaadavad. Aga praegu tuleb haridustermineid vaadata siis eraldi haridussõnastiku kodulehelt. Ja alustan Jaan Kõrgessaare sellise humoorika lausega. Ja just selles mõttes on see lause tore, et kui me kõik peame ennast haridusspetsialistiks, siis kui paljud teist tegelikult sellest lausest aru saavad. Aga haridusterminid on siin kõik kenasti olemas. Ja hariduse ja kasvatuse sõnavara kasutab tõepoolest pea kogu elanikkond ja tegelikult on haridussõnastik hästi mahukas ja ta hõlmab väga-väga palju valdkondi, et me võiksime teha kõik erinevad sõnastikud. Haridussõnastikest on ja eraldi ilmunud näiteks eripedagoogika sõnastik, aga mõistlik on ikkagi siis panna kõik info ühte kohta. Nii et kui te tunnete huvi kutsehariduse vastu või haridussotsioloogia vastu või ka psühholoogia vastu, siis neid termineid tegelikult kõiki leiab haridussõnastikust. Kus siis tulevad uued terminid? Kõigepealt võib öelda, et haridusvaldkond areneb. Iga päevaga tekib midagi juurde, iga päevaga, iga aastaga. Ja kui midagi tekib juurde, siis tuleb mõelda ka uusi sõnu, uusi termineid, et mõisted saaksid kaetud. Haridusteadlased enamasti loevad tänapäeval inglise keeles. Ja kui siin enne öeldi, et ei ole ühtset lingua francat, siis paraku teaduskeelena ikkagi on hakanud domineerima inglise keel. Ja kui me otsime mingi asja kohta infot, siis esimeses järjekorras võetakse just teadusartiklid ette ja seetõttu tuleb inglise keelest väga palju termineid. Loomulikult on meil tulnud termineid ka saksa keelest, prantsuse keelest, soome keelest, vene keelest, aga praegu on ülekaalus siis inglise keel. Siis elu areneb edasi, võetakse vastu palju uusi õigusakte ja neid õigusakte ei võta vastu mitte ainult siis Eesti inimesed, Eesti valitsus, vaid neid võtavad vastu ka siis Euroopa Liidu ametnikud ja jällegi tulevad nende uute õigusaktidega kaasa siis sellised uued terminid, mille puhul tuleb hakata mõtlema, kuidas neid on kõige parem siis eesti keeles öelda. Ja mis seal salata, osa termineid vananevad ja need vananenud terminid tuleb siis asendada uutega ja ka niimoodi me saame siis uusi termineid. Ja vaatame siis võib-olla täpsemalt, vabandust, trükiviga on, haridusvaldkond areneb ja nüüdseks siis juba paar aastat tagasi siis koroonaviirusega koos tuli
hästi hoogsalt siis ka keele muutus. Me hakkasime rääkima digiõppest, mis on siis digivahendite abil tõhustatud õppimise viis, mis tahes õppimisvormis. Me kasutame digiõpet kaugõppes, me kasutame lähiõppes, põimõppes. Ja ma arvan, et tänapäeva õpetaja on väga teadlik sellest, kuidas digiõpet läbi viia. Digiõppega koos hakkas levima siis 2 terminit, kaugõpe ja lähiõpe. Küll väga jõuliselt propageeriti distantsõpe, aga kui meil on olemas ilus eestikeelne sõna kaugõpe, siis ma kindlasti soovitan kasutada kaugõpet. Ja ei tasu hakata mõtlema sama tähenduslikele sõnadele eri tähendust. Kaugõpe ja distantsõpe on ühetähenduslikud ja nii nagu osa inimesi on püüdnud, et kaugõpe kehtib ainult kõrgkoolide kohta, distants põhikooli kohta, siis ma ei näe küll põhjust, miks me peaksime niimoodi vahet tegema. Kaugõpe on selline õppevorm, kus ühed õpivad, õpetaja on ühes kohas, õppijad on teises kohas ja ongi siis see termin seepärast eelistatud see kaugõpe. Kaugõppele vastandub, sõnale kauge vastandub lähedal ja seetõttu pakkusime välja lähiõpe, sest see tuleb selline kena vastandus. Kui kaugõpet ei toimu, siis kõik on koolis ja toimub lähiõpe. Hästi levinud on kontaktõpe. Aga selle terminiga tekkis see küsimus, et pika aega oli vastandus kontaktõpe ja kaugõpe, aga see nagu näitaks seda, et kui õpilased on kaugõppel või kontaktõppel, nagu kaugõppes kontakte ei toimuks. Kontakt ei ole ju ainult füüsiline kontakt. Kontakt võib olla ka lihtsalt mõtteline kontakt, virtuaalne kontakt. Ja seega siis oleme soovitanud, et kontaktõpe on siis tähenduses, kus siis kas samas füüsilises või virtuaalses õppekeskkonnas toimub õppetöö ja selles osalevad siis samal ajal nii õppija kui õpetajad, õppejõud või koolitajad. Ehk siis ükskõik, kas see loeng on klassiruumis või loeng on Zoomi keskkonnas, siis tegemist on kontaktõppega, kui meil näeme oma õpetajat, kui me näeme oma õppijaid. Siis järgmine selline huvitav termin, hajaõpe, paindõpe, tekkis eelkõige just vajadusest siis määratleda sellist õppevormi, kus toimub küll õppimine, aga osa õppijaid on klassiruumis ja osa on siis veebis. Ehk siis Peep Nemvaltsi välja pakutud hajaõpe tundus kõige sellisema sobivamana, et seda siis kenasti kasutusele võtta. Ja põimõpe on siis õppevorm, kus osa õppest toimub lähi- ja osa kaugõppena. Ehk siis ülikoolis lepitakse kokku, et need kursused on meil lähiõppes ja need on kaugõppes, ehk siis ülikool kasutab põimõpet. Ja need õppevaldkonna terminid ei ole siis läbi arutatud mitte ainult haridusterminoloogia töörühmas, vaid see oli suur üle-eestiline arutelu ja osalesid siis ka infotehnoloogia õpetajad Mart Laandperega eesotsas ja leidsime siis sellise konsensuse. Ja lisaks veel siis veebiõpe,
et kui on vaja eristada seda, et kui on veebiõpe või mingi õppetöö toimub ainult veebis, ehk siis kontakte ei toimu, siis me kasutame veebiõpet. Siis kui on meil inglisekeelsed terminid, siis tekib sageli paar probleemi ja esimene neist on siis see, et kas meil on tegemist ühe mõistega või on tegemist mitme mõistega. Inglise keeles self-determination theory on eesti keelde tõlgitud isemääramisteooria, enesemääramisteooria või enesemääratlusteooria. Ja kui meil on eesti keeles välja pakutud 3 terminit, siis siin tekibki küsimust, et kas me räägime ühest asjast, kui ma räägin isemääramisteooriast või siis enesemääratlusteooriast. Ja loomulikult siin tulevad ka keelelised nüansid juurde, et see isemääramis ei ole keeleliselt võib-olla kõige parem. Siis in-service training inglise keeles on see üks mõiste, üks termin, aga eesti keeles on tegelikult seda tõlgitud 3 erineva terminina. Täiendusõpe, tööalane täienduskoolitus, töökohasisene täiendkoolitus. Ehk siis meie täiskasvanute koolitajad kasutavad väga erinevaid termineid, aga kui nad hakkavad inglise keeles oma tööst kirjutama, siis tegelikult nad kasutavad ühte sama inglisekeelset terminit. Siis missugune on hea eestikeelne termin, et ka seda tasub mõelda. Väga levinud on self-study, independent study ja self-directed learningu vastena siis tulnud enesejuhitud õppimine. Millegipärast on enesejuhitud õppimine tõrjunud kõrvale iseseisva õppimise, et uued terminid tunduvad alati paremad, aga ei tasu tegelikult seda iseseisvat õppimist kõrvale jätta. Ja ikkagi on sellised, mida me ei saa soovitada, et ennast juhtiv õppimine, et õppimine ei saa ennast juhtida. Et see on õppija, kes ennast juhib, et sellepärast me seda ka ei soovitaks. Või siis pilot study on tulnud väga jõuliselt pilootuuringuna, aga teatavasti piloot on õhusõiduki juht ja seetõttu siis ei ole sellel tegelikult uuringuga mingit pistmist ja pigem võime siis kasutada prooviuuring või esmauuring. Siis uued mõisted, mis tulevad võib-olla Euroopast ja võib-olla ka mujalt, early school leaver. Sellega on olnud suur arutelu, pikk arutelu. On võetud, kasutatud haridussüsteemist varakult lahkunud noor, aga jällegi, kui me mõtleme sõna lahkunud tähendusele eesti keeles, siis me ikkagi ei eelda, et need noored on lahkunud, vaid nad on oma õpingud katkestanud ja tegelikult on väga tore meie see töörühma välja mõeldud sõna õpiseiskur. Õppimine on korraks seisatud ja tegelikult me tahame, et õppijad edasi õpiksid. Ja teine knowledge transfer on siis teadmussiire ja sellega koos on tulnud siis kõrgharidusse mitmed mõisted, teadmussiirde doktorantuur, teadmussiirde magistrantuur, teadmussiirde põige. Ja uued terminid vanade terminite asemel, näiteks siis terminit lastekodu enam ei kasutata, nüüd on ametlik termin asenduskodu ja samuti ei ole meil ülikoolides enam erakorralisi õppejõude, vaid on külalisõppejõud. Ja ma väga tänan, et kui teil on kommentaare hariduse sõnaraamatu kohta, siis kirjutage mulle. Aitäh! Küsige!
vähemalt mulle jääb äratundmise rõõm või tunne, et nagu meie sageli oleme sunnitud tegelema valdkondadega, mis võib-olla mingil hetkel tunduvad üsna kauged ja võõrad, siis ega haridus ei tegele ka ainult kooli või algkooli või asjaga. Et teil on siin samamoodi, on see informaatika, on see digimaailm, on see psühholoogia. Kui palju te ise korjate või leiate neid asju, mida on vaja eesti keeles väljendada, mida on vaja teistmoodi väljendada, mis on muutunud ja kui palju teile, teie oma kogukond avaldab muljet, mõju, soovi, millega oleks vaja tegeleda. Kui palju te selle kogukonnaga koostööd teete? Suur osa me oleme ise välja noppinud, siis, et neid arutada, aga aeg-ajalt haridusministeerium küsib ja tunneb huvi meie terminite vastu ja küsib, kuidas tõlkida ja samamoodi siis Euroopa tõlgid pöörduvad meie poole ja küsivad, et missugune võiks olla siis kõige parem eestikeelne vaste. Ja teine küsimus, kui palju, kuna te ise õpetate õpetajaid, kui palju te räägite või õpetate oma valdkonna eriala keelt, oskuskeelt tulevasele õpetajale? Kui haritud ta Tallinna Ülikoolist tulles on oma valdkonnas, kui tasemel oskuskeele oskaja ta on? Ma väga tahaks loota, et kõik, kes on käinud minu käe alt läbi, et need on saanud ka keelenõuannet, aga ma ei julge lubada, et see kõikideni jõuab. Oma loengutes ma pööran keelele väga suurt tähelepanu ja ka terminitele. Nii, Karoli. Vahepeal on veebi üks küsimus tulnud. Kas tööstusdoktorantuur on sama, mis teadmussiirde doktorantuur? Kui ei, siis mille poolest nad erinevad? Kui jah, siis kas lühem ei oleks parem? Praktikas seda kasutatakse juba. Nad on samad ja see on olnud ka pikk arutelu ka Tartu Ülikooliga koostöös. Nii et me pakkusime välja teadmussiirde doktorantuuri, sest see ei pruugi olla alati tööstusega seotud, kuigi inglise keeles on ta tõesti industrial, mis iganes. Nii et ta võiks olla lühem, aga see teadmussiire on just see, mis annab nagu sellele mõiste tähenduse hästi välja, et teadmust siirdatakse kusagile mujale. Nii, aitäh. Langemets. Järjekord lausa. Ma küsiks selle kohta, et kui siin käibivad ühe sama mõiste kohta eri terminid, et kas teil on ka mingit ülevaadet, et kuidas võiks kokku koguda näiteks hariduse eriala korpuse ja mis info sealt võiks välja paista või et kas mõtted on selles suunas ka liikunud? Me ei ole korpuse loomise peale mõelnud, aga seda saaks teha ülikoolidega koostöös, näiteks lõputööde korpuse võiks sellisena luua, siis eestikeelsed, ütleme, haridusteaduste ajakirja artiklid ja kõik need eesti keeles kirjutatud tekstid võiks ikkagi kokku koguda ja sealt saaks tõepoolest, et sealt oleks tõepoolest paremini välja, et mis sobiks ja mis mitte ja mida rohkem kasutatakse. Aga me oleme lihtsalt ka niisama otsinud, et vaadanud, et mis on rohkem kasutusel ja siis meie soovituspõhimõte lähtub ikkagi sellest, mis oleks nagu keeleliselt parem. Nii, juba ettekandes ära mainitud Peep Nemvalts. Ja aitäh selle ülevaate eest, et ega haridusvaldkonnas nagu paljudes muudeski mureküsimustest puudus ei ole, et ikka on vaja arutada ja leida midagi. Aga selle Margiti küsimuse jätkuks väike kommentaar, et Tallinna Ülikoolis on teoksil õppijakeele korpuse loomine, et sealt saaks ka üht-teist terminivara kindlasti noppida.
Ja siis tuleks veel mõne termini näite juurde, et minu arvates kontaktõpe ei ole kõige sobivam ja otstarbekas, et kontakt eeldab ikkagi niisugust vahetut kokkupuudet ja kui me oleme kuskil kaugõppel ühed siin ja teised seal, siis mingit vahetut kokkupuudet ei ole. Aga kui ka selle mõiste määratlus on, et ühes ja samas füüsilises või virtuaalses õppekeskkonnas õppimine, siis see on ju loomulikult ühes õpe. Jah, mõtleme selle peale. Aitäh. Aitäh.